Tere! Mina olen Kermastan Bertram ja sa oled tulnud vaatama Kohtla-Järve gümnaasiumi peaaegu ametlikku uudistesaadet. Täna saates. Uus moodul kütab lastevanemate seas kirgi, magamistoa ümberkorraldused ja ühe õpetaja ootamatu imeline muutumine. Kohtla-Järve gümnaasium oma uudsusega küll hirmutab, kuid teisalt pakub huvi linnarahvale, lapsevanematele ja õpilastele. Ka sel korral on nad sisseastumise eel tulnud lagedale uue mooduliga. Seda, kuidas uus moodul inimeste poolt vastu võetakse, näitab vaid aeg. Meie reporteri Nessa käis koha peal, et asja uurida. Järgmisel õppeaastal avame Kohtla-Järve gümnaasiumis uue õppemooduli. See on koristamise ABC. Uue õppemooduli eesmärk on aidata noortel tulevikuks ette valmistada, saada lahti nende laiskusest ja vähendada lapsevanemate stressi. Uuel moodulil on kokku 9 kursust ja noored õpivad, kuidas kasutada kodukeemiat, kuidas tooli pealt riidekappi saavad ja kuidas nendest kuhjadest voodi peal ja voodi all lahti saada. Tere, mina olen Kairi ja mina olen meie uue õppemooduli koristamise ABC õppetooli juht. Õppetool sai loodud siis selle jaoks, et õpilastele õpetada koristamise algtõdesid. Ühtlasi õpivad noored seda, kuidas panna tööle tolmuimejat ja kasutada põrandaharja. Lisaks tulevad käsitlusele 3 aasta jooksul veel need teemad, kuhu käivad tühjad pudelid ja mustad nõud magamistoast. See sai algus sellest, et meie õpilased ei suuda enda järgi puhtust hoida. Esiteks vedelevad tihtipeale teeklaasid meie kohvikulal. Teiseks ei vaheta nad vahetusalaanusid, millel on hästi palju pori meie koolimajas. Ja kolmandaks näitavad lihtsalt sodi igale poole vedelema. Õppetool siis on niimoodi, et meil iga kursuse lõpus on praktiline töö ja aasta lõpus on meil eksam, mille alusel me kontrollime siis, kui palju õpilased on selgeks saanud. Mul on ütlemata hea meel, et Kohtla-Järve gümnaasiumis on nüüdseks olemas lõpuks koristusmoodul. Tulge minuga kaasa, ma näitan teile, kellel seda vaja on. Minu Triinul on seda moodulit väga vaja. Mida siin kõike ei ole? Jope, riided, lilled, mis on saadud muide tema sünnipäeval, nüüd juba 2 nädalat tagasi. Hommikuhelveste kausike, milles on veel piima järel. See on ulme ja siin ta nüüd ise on, tegemas seda, mida ta iga päev teeb. Triinukene, ma tahan sulle lihtsalt öelda, et sinu moodul, mis sul ennem oli, sul olid etenduskunstid, vahetame ümber kindla peale koristusmooduli vastu. Nõus? Tore. Tavai, palun tõmbuks kinni ja pane tulikustu nüüd. Mul on sinu üle väga hea meel. Lahkume siit vahvast toast ja loodame, et tuleme tagasi juba uude täiesti puhtasse tuppa. Vaikselt. Kohtla-Järve gümnaasiumi lapsevanemad on uue koristamise ABC mooduli juba suure rõõmuga heaks kiitnud. Loodame, et lapsed mõistavad selle mooduli vajadust ja meelestavad end vaid positiivselt. Aga jätkame uudistega. Mida joob lehm? Veessi. Kas pingviinid saavad ennast lindudeks nimetada? Viinid ei oska rääkida. Mida joob lehm? Vett. Kas pingviinid saavad ennast lindudeks nimetada? Ma arvan, et mitte, sest nad ei lenda. Ja nüüd tuleb saates juttu sellest, kuidas meie kooli üks hinnatumaid õpetajaid läbis ootamatu stiilimuutuse. Tere, õpetaja Mikk! Tere! Me oleme kuulnud, et te olete oma habeme ära ajanud. Mis viis teid selle otsuseni? Või teate, ma nädalavahetusel käisin võõraid kasse habemega hõõrumas ja tõenäoliselt mõned perekonnad kirpe hüppasid üle. Ja siis ma mõtlesin, et on aeg kirbu genotsiid läbi viia koos habemega. Ahah, selge. Kaua te olete enda habet juba kasutanud? Ma pole mitu aastat enam peeglisse vaadanud, et ma enam ei mäleta, millal ta tekkis, aga
hieroglüüfid väidavad, et kuskil 3 aastat vist. Niimoodi ajaloolased väidavad. see on päris pikk aeg. Kas te oskate ka öelda, mitu sentimeetrit see habe teil oli? Habe kasvas sama kiiresti nagu värske hein heinamaal. Ma arvan, et mingi paarkümmend sentimeetrit ta vist oli, loodan. Kas te kahetsete ka oma otsust, et te habeme ära ajasite? Ei kahetse. Üks väike laps sai endale paruka minu habemest, et see läks humanitaarabiks õigesse kohta. Väga tore, aitäh, et vastasite. Palun. Kuigi õpetaja mind katsav ei olnud nõus intervjuul näitama oma nägu, siis leidsid meie spioonid ikkagi ühe pildi, kus ei ole õpetajal habet. Juba pikemat aega on õhus olnud küsimus, kas magamistuba täidab enda eesmärki ja mida võiks sellega peale hakata. Kuna enamus õpilastest leiavad, et selle olemasolu on ebavajalik, on nad pannud pead kokku ja leidnud ruumile uudse lahenduse. Projekti on tulnud tutvustama õpilasesinduse president Lotte Tepper. Tere! Kus selline äge idee ja äkki räägiksid sellest meile lähemalt? Me oleme märganud väga palju viimasel ajal, et õpilaste motivatsioon on langenud ning koolis ei ole mitte kuskil sellist kohta, kus saaks oma viha välja elada. Siit tuligi idee teha ruum, mille nimeks on Zero Stress. Mõtle, kui mugav. Sa oled just kukkunud läbi ühe väga raske kontrolltöö ning selle asemel, et kuskile nurka nutma minna, sa hoopis lähed sinna ruumi ja elad kõik oma vihad seal välja. Kõlab tõesti vapustavalt. Aga mida see ruum siis õpilastele täpsemalt pakub ja kas ka teised koolitöötajad ja õpetajad on sinna oodatud? Absoluutselt kõik on sinna oodatud. Ruum kindlasti tehakse helikindlaks, selleks, et sealt kostuv karjumine ei segaks kuidagi teisi kaasõpilasi. Seintele tulevad rahustavad graffitid ja tsitaadid, lakke riputame paar boksikotti ning nurka tuleb maast laeni jäätiseid täis külmik, sest et paljudele inimestele meeldib oma emotsioone väljada just maitseelamuste teel. See on tõesti tõsi. Lauale tulevad ka porgandid ja rahustavad taimeteed, sest et me ei tohi unustada tervislikku eluviisi. Igal õpilasel on võimalus valida endale just sobiv muusika. Hetkel teeme ka koostööd TalTechiga ja üritame luua sellist virtuaalreaalsust, kus saab visata taldrikuid maha täiesti puruks. Mina arvan, et see on väga hea viis oma viha suunamiseks. Kindlasti ei puudu ka seal ruumis salvrätikud ja esmaabi meigikott. Hetkel oleme ka otsingutel, et leida omale spetsialisti, kes oleks nõus tulema tegema meile 1-minutilisi nõustamisi. Ja nagu näed, siis plaan on suur ja loodame, et tuleb veel asju juurde ning oleme korralikult kastis välja mõelnud. Tõesti, plaani kuulates tekib esimene küsimus, et kus te küll varem olite? Ma usun, et nii mina kui ka teised abituriendid oleme teile rohkesti toeks. Nii et ootame põnevusega, mida uus aasta tööb. Olge tublid ja jõudu! Aitäh! Aga sellega me lõpetame. Mina olen Germasten Bertram ja kohtume juba järgmisel aastal. Nägemist!